Ja nüüd me hakkame jõudma valmis Tamak Hills rajooni. Paljud kliendid küsivad, palju see lõbu maksab. Dubai mõistes mikrorajon, Eesti mõistes pool või terve Mustamägi. Ma loodan, et te kuulete seda häält läbi mu mikrofoni, et siin linnud laulavad. Ja investorid, kes on investeerinud ridaelamutes, on saanud ka hea kapitali kasvu praktiliselt sama, mis mere ääres. Et siin minu selja taga on näiteks valmis ridamaed, et näete, et igal boksil on olemas oma aialapp, saate panna sinna õuemööbli, pisikese lastemänguväljaku või oma erakrilli, kellegi koduloomad siin jooksevad ringi. Kokku siin tuleb umbes 11 000 ühikut, väga suur rajoon laguunidega. See on väga paljud minu kliendid investeerinud. Tervitused Dubaist. Täna me sõidame kommuunides. Kommuun on siis ühe suur arende ehitatud mikrorajoon. Dubai mõistes mikrorajon, Eesti mõistes pool või terve Mustamägi. Kus siis üks arend ehitab välja kogu infra. Mitukümmend kortermaja, mitu tuhat ridamaja, mitusada villad. Ja ehitab välja ühised pargid, basseinid, spordiväljakud. Siia tulevad ka poed, kohvikud, restoranid, kõik vaba ja veetmisvõimalused. Te kohe näete. Ja miks need rajonid on olulised? Sest ilmselgelt inimesed eelistavad elada pered, aktiivse eluviisiga noored rajoonides, kus on olemas kogu infra. Ma toon näite. Kui sa elad Nagala rajoonis, toome näiteks Haabersti, Mustamägi, Tallinnas, Uuesmaes. Su elu piirdub sinu majaga. Okei, Dubais on igal maal bassein jõusal, aga kui sa tuled välja, sul on ümberringi teised majad, tahad minna näiteks tennist mängima või mingisse suuremasse basseini või parki jalutama, pead kuskile sõitma minema, kui selles rajonis seda ei ole. Siin on aga kõik käe-jala ulatuses. Ja need community'd on ju semi-gated, mis tähendab seda, et võõrad tänaval päris sinna tulla ei saa ja kasutada sinu basseini ja sinu tenniseväljaku. Ja need kommuunid asuvad tavaliselt umbes kuni pool tundi downtownist ehk kesklinnas sõitu ja seal 20-25 minutit merest. Ja need on täna väga head investeeringud. Miks? Sellepärast, et me saame siseneda kahetoalisse korterisse ehitusjärgus, alates selline 270-300 000. See on suur kaene koos parkimiskohaga, kommuunis, kus on siis hinnas need kõik hüved, köökgarderoobid hinna sees. Kolmetoalised korterid on umbes 450 000 eurost ja ridamajad on 650-700 000 eurost. Ja head tooted on nad kõik. Kahetoalisi kortereid saab hästi üürida, üür on umbes 2000 eurot kuus, pluss-miinus aastase lepingu puhul. Ridamajade üür on üldse 5-6 000 eurot kuus ja ridamajad on veel parem investeering, sest ridamaju on palju vähem kui kortereid ja täna inimesed, kes reaalselt perega kolivad Dubaisse, kellel on mitu last, võib-olla koduloomad, nad tahavad kõik ju suuremat elupinda, et neil oleks väike hoov ja need ridamajad on 150-250 ruutmeetrit ja täna on nende järele defitsiit. Et kui me täna ostame ehitusjärgus ridaelamu, mida ehitatakse umbes 3 aastat, siis me saame kuskil 700 000. Aga täna valmis ridaelamud järelturul maksavad kuskil 900 000 eurot juba. Miks? Sest neid on vähe, omal ajal neid palju ehitatud, nüüd on nende järele suur defitsiit ja pakkumine siiamaani ei ole sammu pidanud nõudlusega, et nõudlus on palju suure. Ja investorid, kes on investeerinud ridaelamutes, on saanud ka hea kapitali kasvu praktiliselt sama, mis mere ääres. Ja me nüüd sõidame ja vaatame, kuidas näeb välja valmis Tamaki kommuun. Tamak on üks suurimatest arendajatest Dubais. Mahu poolest teisel kohal, esimesel on Emar ja Tamak on number 1 eraarendaja ja Tamakil on olemas juba valmis kommuunid nagu Tamak Hills 1 ja 2. Me sõidame täna Tamak Hills 1, et näidata, kuidas näeb välja valmis kommuun. Ja siis me näitame teile maketi peal, kuhu täna saab ehitatavasse kommuuni investeerida. Samuti seal piirkonnas, kus Tamak ehitab. Sest nad seal kõik ostavad neid kõrval suuri maalappe, ehitavad siis uusi kommuune edasi. Ja nüüd me jõudsime mööda sõites kommuuni GVC-sse, see on Jumeirah Village Circle. See on üks populaarsemaid rajoone. See on selline keskklassi magalarajoon, meenutab Õismäge. Ja siin saab osta umbes sama hinnaga nagu kommuuni, siis ta on 5-10 minutit linnale lähemal. Aga mina isiklikult siia ei ostaks. Miks?
siin on jah hea üür, siin toimub palju ostu-müüke, kui nagu näete, see rajoon ei ole kommuun. Siin on väga paljud arendajad tulnud turule, siin on ka vanu maju, siin on uusi maju, siin on kõrged maju, siin on madalaid maju, käib hästi palju ehitust, eks see rajoon on väga kirju ja siin ei ole palju ühisalasid. Jah, siin on mingid pargid, aga mingid ühiseid tenniseväljakuid või basseine õues siin ei ole. Näiteks ostuhind on siin GVC-s korteritele pluss-miinus sama, mis Damaki kommuunides. Lihtsalt üks on natuke lähemal, teine on natuke kaugemal, aga selle eest, et see on natuke kaugemal, sa saad need kõik lisad. Ja nüüd me hakkame jõudma valmis Damak Hills rajooni. Me teeme ringi, ümber selle näitame, kuidas siis need valmis asjad välja näevad, kuidas siin näevad välja need ühisalad, pargid, basseinid. Siis me näitame ka Damak Laguns rajooni, mis oli 3 aastat tagasi liiv ja täna juba esimesed elanikud saavad oma ridamajad kätte. Järgmine aasta hakatakse andma üle ka kortereid, kus ma olen neid juba väga päris mitu müünud. Ja siis räägime rajoonist nagu Damak Riverside ja Damak Islands, kuhu veel saab täna osta ridamaju ja kortereid. Ja nüüd me sõidame mööda kommuuni. Näete, siin on kõik rohitud, kõik on tehtud, olemas ühised spordiväljakud, mänguväljakud, paarismajad, ridamajad. Praegu me sõidame nende villade ja paarise ridamajade kommuunist mööda. Et teil oleks ettekujutus, kuidas näeb välja tulevane kommuun. Ma loodan, et te kuulete seda häält läbi mu mikrofoni, et siin linnud laulavad. Õhk on ka palju värskem kui näiteks Downtownis või Marinas. Siin on palju vähem inimesi, palju vähem autosid, väiksem ehitusteadus. Ja nagu te näete, need ongi juba ühisalad. See on üks suur rajoon. Siin on meil olemas korvpall, lasteväljakud, edasi tulevad basseinid, tenniseväljakud, kohe näitan teile. Ühised grillimisalad. Et siin minu selja taga on näiteks valmis ridamajad, et näete, et igal boksil on olemas oma aialapp, saate panna sinna õuemööbli, pisikese lastemänguväljaku või oma eragrilli, 2-3-kordsed. Nurgaboksidel on rohkem maad, rohkem privaatsust, keskmisel boksidel natuke vähem ja sisepind on keskmisel boksil circa 150 ruutu ja äärmisel kuskil 215-230. Ja siin on näiteks selle Damak Hills rajooni kaart. Loomulikult uutes rajoonides on see kontseptsioon natuke teine, aga põhiasjad nagu basseinid, barbecue ja spordiväljakud jäävad samaks. Et nagu näete, te saate siin jalutada tundide viisi, sõita rattaga, teha sporti, kõik on teil käe-jala ulatuses. Ja siin on meil siis Malibu laguun, kuhu saavad tulla kõik elanikud, üürnikud ja nautida suuremat basseini. Loomulikult igas kortermajas on olemas ka oma bassein ja ridakate peal on olemas ka väiksemad basseinid, aga see on selline suur laguun. Meie kahjuks sinna sisse ei saa, sest me pole elanikud, aga me läbi aia piiluda saame ikka. Kellegi koduloomad siin jooksevad ringi. Ja nagu näete, niimoodi näeb välja nende kohalik laguun. Siia saab tulla hommikust õhtuni ujuma, kes ees see mees põhimõttel on kõik vabad kohad. Siin on olemas vetelpääste, siin on olemas lastebassein, kohvik, riietusruumid. Paljud kliendid küsivad, palju see lõbu maksab. Et siin kõike hooldatakse, haldatakse, basseinid, pargid, et kindlasti maksab siin kommunaal 1000 eurosid. Ei, sama palju nagu tavalises majas. 2-toalise korteri puhul 150-200 eurot, kuus on need halduskulud pluss tarbitav vesi, elekter. Ridamaja puhul umbes 300 eurot. Sest ridamaja on küll mitu korda suurem, kuid seal on vähem üldalasid, mida hallata. Miks? See sala on nii suur, et see kulu jaguneb seal 5-10 000 ühiku peale ja kokkuvõttes selle haldamine on palju soodsam kui ühe basseini haldamine majas, kus elab näiteks ainult paarsada inimest. Näiteks siin on olemas ka tenniseväljakud. Kui teile meeldib tennist mängida, elanikuna te saate äpist broneerida endale tasuta iga päev kuni tunniks ajaks tenniseväljaku. Näiteks Eestis te maksate tenniseväljaku eest 30-40 eurot tunnis. Ehk kui teile meeldib paar korda nädalas tennist mängida, te teete juba selle kulud tasa. Nüüd me oleme jõudnud Damak Hillsis kortermajade juurde, ehk need tulevased kortermajad uutes rajoonides näevad ilmselt pluss-miinus samasugused välja. Ilmselge, need on juba ammu valmis, juba ammu välja müüdud. Neid saab osta ainult järelturul. Kui te tahate täna kohe praegu osta ja kolida ja teil on 100% olemas raha,
ja meil on olemas Damak Hiltsis ka mool, siin on olemas kõik eluks vajalik, poed, kohvikud ja Damak Hiltsis on olemas Trump International Golf Club, mis on üks parimaid golfiklubisid Dubais. Ja see on meil siis Damak Riverside'i kommuun, mida te olete kindlasti näinud mu teistes videotes ja reklaamides. Et kommuun hakkab olema 15 minutit uuest lennujaamast, 15 minutit Dubai marinast ja pool tundi downtownist. Ja Riverside on sellepärast, et siin ehitatakse maede vahel 1,5 kilomeetrit kunstlikku õge koos promenaadidega. Korteritel on siis olemas kas Ridamäe roheluste vaade või jõevaade. Igal kortermaal on olemas ka oma bassein ja tulevad pargid, spordiväljakud, laguun, suur jooksu- ja rattaradu ümber rajooni ja see on kõik väga mõistliku hinna eest. Et siin hinnad algavad 270 000 eurost korteri eest koos 3,5 aastase makseplaaniga. Et teil peab olema sissemakseks 20% pluss ühekordne maamaks 4%, ülejäänud raha 3,5 aasta jooksul. Ja meil on olemas ka selline äge ridaelamute rajoon nagu Damak Islands, teine etapp, kuhu saab osta veel viimaseid ridaelamuid alates 700 000 eurot. Valmis ridaelamud on alates 900 000 eurot, ka koos 3,5 aastase makseplaaniga, kuhu tuleb kogu infra, laguunid, pargid, mänguväljakud, poed, kohvikud, restoranid. Ja siia tulevad ka tulevikus kortermaed. Ja kui teil on kortermaede vastu huvi, siis siia saab ka varsti ka korteri osta. Ja nüüd me oleme peaaegu valmis Damak Laguns rajoonis, kus osad etapid antakse kohe üle. Osad antakse ülejärgmine aasta 27-28. Kokku siin tuleb umbes 11 000 ühikut, väga suur rajoon laguunidega. Siia on väga paljud minu kliendid investeerinud. Siin on rida maed, mida antakse kohe üle. Ja siin on olemas ka Damaki nüüd peakontor. Ja nagu näete, siin täidetakse juba laguuni, siin tuleb peahoone koos kohvikute, restoranide ja poodidega. Ja meil seal ka paistab üle tee see Damak Hills, kus me just käisime. Ja aktiivne ehitus käib. Ja kui sa soovid rohkem lisainfot kommuunide kohta, kas siis Damaki või muude arendajate omad korterid, ridamaed, villad, siis võttu ühendust, räägin, saadan aktuaalsed pakkumised.